Delaware on ju Ameerika Ühendriikide osarik, härra Biden muideks on sealt ju tulnud ja ei saa ju mainimata jätta, et Ühendriigid on maailma kõige suurem majandus ja kõige suurem sõjaline jõud, eks. Ja ka finantsturul on ta mängija number 1. Et võrrelda Eestit, see ei ole võrreldav üldse. Nüüd üldiselt ega ju tõesti kapital ja finantsmaailm ju valib selliseid keskused endale, mis on toiminud pikalt ja läbipaistvalt, eks. Et need reeglid, mis seal kehtivad, on arusaadavad, sa enam-vähem tead, kuidas ühe või teise vaidluse või rikkumise puhul kohus ka neid asju või kes iganes siis see õigusnormi rakendaja on, käsitleb, eks. Eestil on vaja kindlasti veel tõestada ennast. Meil ju riiki on olnud taasiseseisvumisest siin 30 aastat ja see on ikka väga lühike aeg. Luksemburg on ju olnud iidsest ajast vürstiriik 2 suure jurisdiktsiooni vahel, Prantsusmaa, Saksamaa ja realiseerib seal oma võimalusi, Šveits samamoodi suurte majanduste vahel, üks selline riik, kes oli ka sõjas neutraalne, eks. Keda me siin võtame veel, Iirimaa, eks paljud ju immigrandid, kellel on palju kapitali Ühendriikides, on iirlased, Iiri taustaga, sama Joe Biden jälle tulen tagasi, on samuti ühte liini pidi Iiri taustaga, Iirimaa naudib seda võimalust, mis Eestil on, eks ju, ma ütlen veel kord, täna näitasime slaidi geopoliitilise riski skoorides, me olime siin, jagasime kas 3.-4. kohta Lätiga, eks ju, kõige ees oli Holland, siis oli Malta, siis oli Eesti ja Läti, et meil, kui sa vaatad ikkagi väljaspoolt, ega me ei ole selles mõttes riskivaba kuidagi keskkond, et ehk lühidalt siis teie küsimusele vastata, et ma arvan, et küsimus ei ole ei õiguses ega ka müügitöös, kuigi ma arvan, et rohkem isegi müügitöös, kui niimoodi üldse see kaksik paar sättistada, vaid selles, et me oleme ikkagi geograafias seal, kus me oleme oma väiksuses need, kes me oleme ja me oleme omaga, me ei ole väga rikas riik, me oleme ikkagi suhteliselt vaene riik, et need erinevad komponendid kokku, meil ei ole seda positiivset ma ei tea, ingliskeelne track record, eestikeelne, positiivset ajalugu või sellist renomee, eks ju, ütleme, seda on vaja ehitada veel, pigem on olnud nende teatud minetustega see renomee natuke negatiivne isegi, et need asjad kõik kokku, ma arvan, ja eks võtame kas või maksukeskkond, mis on muutlik, eks, et sul üks päev on ühed maksud, nüüd muutub see keskkond jälle, seal on omad objektiivsed põhjused, aga siiski ta muutub, eks. Et eks need asjad teevad investorit natukene, ma ei ütle, et ärevaks, aga kui tal on valida need sisse töötatud stabiilsed jurisdiktsioonid ja tal tõesti ei ole oluline, palju seal see fondi teenustasu on, siis ta valib pigem tõenäoliselt selle stabiilsema keskkonna. Aga on ka neid, kes üritavad siin, eks ju, ja neid ei ole vähe. Et see ju kõik sõltub erinevatest kaalutlustest ja on ka need Eesti oma investorid siin, eks ju, sama Vaismoses paneelis rääkisin, on meil siin Eestis investeerimisühinguna registreeritud ja on nad siin palganud 1000+, eks ju, inimest endal tööle, kes erinevad teenused osutavad Vaisile või töötavad Vaisis. Et ma arvan, et see areng Eesti finantssektoril on käinud niisuguste läbi õppimise või eksimuse, ütleme niimoodi, ja kui vaadata neid trende, mida mina näen Finantsinspektsioonis, siis ma nüüd nii pessimistlik ei ole. Eestlastel üldse kipub olema komme, ma olen näinud selliseid uurimusi, Euroopa Keskpank teeb neid ka meeleolu uurimusi, et sul Eesti inimene kipub hirmus pessimistlik olema kõikide asjaolude juures. Leedulased ei ole nii pessimistlikud, aga need majanduslikud võimekused on meil täiesti võrreldavad, eks ju, et ma arvan, et rohkem sellist optimismi ja mina olen oma tööd 20 aastat teinud Finantsinspektsioonis, nii palju kui mul seda aega seal on, ma teen seda ikka väga hoogsalt ja Eestit positiivselt tutvustada seda. Enne seda ma olin advokaat, täpselt sama töö, et sa ei tule potentsiaalsele investorile, kes tahab su kliendiks saada või siis ei taha, ju tutvustama oma tegevuskeskkonda selliselt, et kõik on siin väga halvasti ja mitte midagi ei saa teha, et sa ikkagi tutvustad oma kliendile seda, kuidas siin on kõige parem tegutseda ja kuidas kõike saab ära teha, eks. Jutt hakkas negatiivselt, geograafia, paratamatus, mis põhimõtteliselt geograafiaga siis võiks vastata teie sellisele suurele küsimusele, et kas Eesti võiks olla finantskeskus, võiks olla geograafiaga, siis ei, aga siis jutt läks aina positiivsemaks, et tegelikult tuleb säilitada optimisti, tuleb müüa, tuleb arendada, et ikkagi siin on, kuhu sa positsioneerid ennast, et on olnud ju neid asju, et meil kunagi oli, et ütleme, kui Venemaaga võib-olla nii nagu pingelist suhted ei olnud, siis ju
ütleme, arvati, et siis me proovime teenust osutada Venemaale, eks ju, seal me konkurentsis Lätiga õnneks või kahjuks ei olnud nii edukad, eks. Noh, nüüd, eks neid ju võimalusi on alati, et noh, nagu te enne siin sõnastasite, müügitöö, et eks mina seal või selles paneelis ütlesin, et see on inimsuhted, et kui sa käid Stockholmis ja räägid, oled haritud inimene, räägid selles keeles, mis nemad räägivad, ma arvan, et meil siin Eestina ka finantssektoril on võimalusi küll, mida ära kasutada, et need tuleb lihtsalt üles leida, eks. Ja neid on, sellepärast mingid teenused meil ikkagi Eestis veel on natuke odavamad kui Rootsis, eks ju, näiteks, või Norras. Ma haaran kinni ühest mõttest, mis Indrek Neivelt käis välja, et 2 maailma kokkupuutepunkt BRICS ja Läänemaal, et tema arvates kasv hakkab sealt vahelt tulemas. Mis ma hakkasin mõtlema, et BRICS, et see on ikka kohati korrumpeerunud punt riike ja siis ma hakkasin mõtlema, mis see finantsvara tegelikult on, et see võib öelda, et see on nagu majandusteaduse objekt, võib öelda, see on matemaatiline objekt, aga tegelikult lõppastmes ta ikkagi, mul tundub, et ta on ikkagi õigusobjekt ja ta on mingi kogum õiguseid, on ju. Ja õigused on siis ainult midagi väärt, kui neid saab maksma panna. Ja kui inimesed saavad kindlad olla, et neid saab maksma panna ja lõppastmes selle määrab ära, kas on aus ja õiglane kohtusüsteem, et Ameerika, miks ta finantskeskus ka on, et seal on väga tugevad, eriti seal Manhattanis väga tugevad kohtud, on ju. Ja Delaware'is samamoodi see Delaware'i kantsleri kohus on ju advokaadid, keda vahendavad teistest osariikidest Delaware õigust, et see süsteem kõik töötab, et mis on BRICS-il vastu panna, mitte väga palju, et ma päris niimoodi ei tahaks küll öelda, et seal nüüd mingi meeletu kasv pihta hakkab, et kuidas teie selle vaatate? No selge on see, et need majandused, siis, kes selle teie poolt nimetatud organisatsiooni moodustavad, on läbi nüüd lähiajaloo oluliselt kiiremini kasvanud kui need nii-öelda lääne majandused, eks, eriti Hiina, eks, ja ka India siin ka meil hellita, eks. Et selles mõttes, et majandused kasvavad, ma arvan, et õiguskeskkonna osas, kuna ma ei tunne neid riike nii hästi, mul on jälle raske ka hinnanguid anda, kas see on kuidagi tugev, ei ole tugev, et ma ei ole seda valdkonda või niimoodi professionaalselt ennast kurssi viinud, eks, et kindlasti puht tunnetuslikult võib öelda, et see nii-öelda õiguse maksma panek seal võib erinev olla, eks ju, teistpidi jällegi, et kui on teatav otsus tehtud, eks eesmärk püstitatud, sinna piisavalt palju ressursse pandud, siis saab ka õiguskeskkonda või õiguskorda ju muuta ühele või teisele investorile, huvigrupile nii-öelda lähedasemaks või arusaadavamaks. Nii et iseenesest ei pruugi see õiguse küsimus olla nagu primaarne. Minu jaoks primaarne on see, et kus lähiaastatel, kümnendil saab olema nii-öelda teaduslik potentsiaal, eks. Ja see, kui vaadata, mis on ülikoolidega juhtunud, et 10 aastat tagasi veel olid seal top, ma ei tea, 20, eks ju, põhimõtteliselt kõik lääne ülikoolid, siis nüüd on seal väga kõvasti Hiina ülikool, et see nagu näitab ka seda, mis teaduspotentsiaaliga toimub ja eks tööstus tuleb selle järgi ja kui tööstus tuleb, siis tuleb ka finants sinna, eks. Nii et need trendid, eks ju, need mõju nagu jõud on natuke tasakaalustumas. Kuigi Ameerika Ühendriigid endiselt oma dollariga on väga-väga suur mõjujõud, ma arvan, et siin lähema 10 aasta jooksul kindlasti veel. Aga eks ameeriklased peavad nagu mõtlema tõsiselt selle peale, kuidas nad oma positsiooni säilitavad ja võib-olla isegi kaitsevad, kui nii võib öelda, kui nii globaalselt küsisite. Aga ma olen nõus sellega, et õigus omab väga suurt rolli, see haakub hästi meie eilse vestlusega ka, et ta lihtsalt ongi mört nii-öelda tõenäosuste vahel, eks.